ja tere jälle! Nii, olen endiselt siin Kolga Haablas. Minu taustaks on üks päris kummaline maja, te vaatate kindlasti, ja tegelikult on siin vana pioneerilaagri asukoht. Siin on ilmselt toimunud väga ägedaid pidusid, kes teab, ehk mõned pulmadki. Täna kahjuks siin veel pulmi pidada ei saa, aga koht ise on hästi inspireeriv. Imeilus mere ääres, Kolga Haabla, vaadake, siia on kohalikud inimesed rajanud mõned vahvad majutusasutused, kuhu te saate tulla. Nii et mina siin igatahes kõike seda ilu naudin ja olen otsustanud mõned videod siin keset loodust teha. Ja tõepoolest linnulaul on taustaks, päike piilub sealt puude vahelt ja ilmataat on meid tõesti õnnistanud imeliste suveilmadega. Aga mitte sellest ei tahtnud ma praegu rääkida. Minu eelmine osa rääkis sellest, kuidas olla võrratu pulmakülaline. Mõtlesin, et tasakaaluks toon siia nüüd ka selle, et kuidas siis üks pruutpaar peaks ehk oma pulma planeerima või asjad, millest pulmakülalised tegelikult lugu peavad või mis pulmakülalistele tegelikult olulised on. Ma ise võib-olla laiendaksin selle isegi selleni, et millele siis tähelepanu pulmas pöörata, et võib-olla vahest ei ole vajalik liiga palju pisiasjade pärast muretseda. Ehk siis mina toon välja siis täna 9 asja, millest pulmakülalised tegelikult hoolivad ja millele pruutpaar võib-olla tegelikult tähelepanu peaks pöörama. Loomulikult neid asju on rohkem, loomulikult need asjad on igal paaril erinevad, aga need on lihtsalt siis minu mõtted, mida ma teiega jagada tahan. Number 1. Peo kuupäev, nädalapäev, asukoht ja kellaaeg. Ehk siis tihti minu paarid ütlevad, et võib-olla nädalavahetusel on ikkagi see pulm kõige parem, et neljapäeval või reedel või kolmapäeval ei saa külalised tulla. Ja teie tunnete oma külalisi kõige paremini. Kui teile tundub, et tõesti neljapäeval või nädalasisesel päeval on külalistel väga keeruline kohale tulla teie kaunile päevale, siis on ehk tõesti mõistlikum pulm pidada nädalavahetusel. Küll on siin väga palju plusspunkte mõlevale poolele, et nädalavahetuse pulm või nädalasisene pulm. Ma arvan, et selle kohta ma teen teile eraldi saate. Aga ehk siis kui te valite pulma kuupäeva, kui see on teie jaoks oluline kuupäev, siis nii ongi. Kui teil ei ole vahet, siis võib-olla vaadake, et see kuupäev oleks sobivam ka teie külaliste jaoks. Koht, kuidas külalised sinna pääsevad, kui kaugel see on teie praegusest elukohast, kust saabuvad enamik külalisi, kõik sellised mõtteained, et võib-olla kui te olete ise Tallinna inimene ja teil on palju külalisi Tallinnast, ei ole mõtet pulma pidada Lõuna-Eestis, sellepärast et siin on väga pikk teekond ja sellega kaasnevad tihti lisakulutused. Need on lihtsalt mõned mõtted. Ja tseremoonia alguskellaaeg, kas see on kell 1 või on see kell 5, jällegi sellest võiks omaette saate teha või omaette video, et kui on, minu isiklik arvamus on see, et kui registreerimine on kell 5, siis see on võib-olla natukene hilja, sellepärast pulmapäev läheb imekiiresti. Ja kui te saate seda päeva nautida ainult mõned loetud tunnid, siis tegelikult on sellest natukene kahju. Nii, number 2, mis on oluline, on päevakava. Kui teil on hea pulmakorraldaja või hea õhtujuht, siis tegelikult ei tohiks üldse probleemiks olla, aga hea päevakava on väga-väga oluline ka just teie külaliste jaoks. Mis kell mingid asjad hakkavad, mis kell mingi asi aega võtab. Olen kuulnud lugusid sellest, kuidas esimest toidukorda pidi ootama 3 tundi ja näljane pulmakülaline ei ole tore pulmakülaline. Ehk siis tõesti, et kui te päevakava paika panete, tahate seda ise teha, konsulteerige mõne pulmakorraldajaga, võite minu käest küsida, mina pakun ka lihtsalt konsultatsiooniteenust. Või siis on teil õhtujuht, kes aitab seda kokku panna. Et mõelge läbi, kui palju millele te kulutada aega soovite ja kui otstarbekas see on. Number 3. Ilm. See on miski, mida me muuta ei saa. Aga küll me saame muuta seda, kus mingid tegevused toimuvad. Kas tseremoonia mererannal on hea idee, kui meil saab vihma või on hirmus suur tuul. Ehk siis alati on meil plaan A, aga peab olema ka valmis plaan B-ks. Nii et kui te valite
mingisuguseid tegevusi või kohti pulmas, kus see tegevus aset peaks leidma, siis mõelge alati sellele, et oluliseks faktoriks on ilm ja see on miski, mille vastu me võidelda ei saa. Nii, number 4, meelelahutus. Igas pulmas peaks olema natukenegi meelelahutust. On see bänd, on see DJ, on see esineja, õhtujuht, kes iganes. Mõelge sellele, et teie külalistel võiks olla tore. Et oleks lõbus, et oleks meeldejääv ja teie pulmast räägitakse veel kaua-kaua aastaid ägedaid lugusid. Jah, niiviisi just ongi. Number 5. Üks päris oluline number. Sellepärast, et eestlaste jaoks ja ma arvan ka teiste rahvuste jaoks on väga tähtsal kohal toit. Toit ja veel kord toit. Kui süüa ei ole, on halvasti kõik need lood seal pulmas. Ehk siis tõesti, kui te planeerite toitu pulma, siis mõelge, et seal oleks piisavalt, mõelge, et see oleks maitsev ja kvaliteetne, mõelge, et seda pakutakse õigel ajal. Näiteks mina alati soovitan, et kui pulmakohta tuleb sõita pikemat aega, siis saabumisel juba võiksid olla mingisugused suupisted, mis selle esimese nälja peletaksid ja juua kindlasti. Ja õhtusöök ka, et mis iganes kujul te seda teha tahate, on see à la carte, on see buffet, on see kombineeritud variant, siis mõelge, et toitu jätkuks kogu õhtuks. Kui te istute näiteks õhtusöögilauda kell 6, siis et toit ei oleks otsas kell 8 juba. Olen ise viibinud pulmas külalisena, kus oli väga kaunis ja maitsev à la carte toitlustus, aga mingi hetk oli eelroog ja pearoog söödud ja siis sa tundsid, et nii, mis nüüd saab, nüüd tahaks veel süüa. Ja kui pulmast peab lahkuma ka tühja kõhuga ja sõitma McDonaldsist läbi pärast, siis see ei ole tegelikult väga tore. Nii et tõepoolest kõik armastavad või väga paljud inimesed ikkagi armastavad hästi süüa ja pulmast jääb see hästi meelde, kui seal toitu ei olnud. Tihti ka minu pruutpaarid mainivad, et me käisime seal sõprade pulmas, aga süüa pidi nii kaua ootama ja siis seda üldse ei saanudki ja toitude vahe oli väga pikk, et eelroo ja pearoo vahe oli näiteks 2 tundi ja nii edasi. Ehk siis siin on appi tuleb hea pulmakorraldaja või hea toitlustaja, kes siis aitab teil meeles pidada ja annab teile soovitusi, millal, kui palju ja mida serveerida võiks. Number 6, mis siis läheb eelnevaga natuke kokku, on alkohol. Jah, no nii palju kui kõigile meeldib toit, meeldib vist ka alkohol, on selleks vein, on selleks šampus, on selleks kokteilid, et tõesti, et kui te oma külalistele otsustate alkoholi pakkuda, on olemas ka alkoholivabad pulmad, mis on täiesti okei. Lisan siia kohe juurde, et kui teil on alkoholivaba pulm, siis mõelge lihtsalt, et võib-olla oleks põnev pakkuda mingeid huvitavaid jooke, erinevaid alkoholivabasid kokteile, maitsvaid limonaade, ise tehtud limonaade, midagi sellist, mis on natuke eriline ja vahva, mitte lihtsalt morss ja mahl ja vesi, et natukene sellise twistiga. Aga kui teie pulmas on alkohol, siis mõelge läbi, kus, millist alkoholi te pakkuda tahate. Milline alkohol on laua peal, milline alkohol on baaris, mis kell te avate baari, kas te pakute midagi tordi kõrvale ja nii edasi. Seal on väga palju võimalusi, et minul on olnud pulmi väga erinevaid alates sellest, kus on käsitööõlled, kus on õllevaadid, kus on kokteilibaarid. Kokteilibaar muide on viimasel ajal väga-väga populaarseks muutunud. Soovitan võtta pulma, kui eelarve vähegi võimaldab, professionaalse baarmani, kes rahvaga suhtleb, kokteile segab, see on omamoodi juba nagu meelelahutus. Ja mõelge hoolsalt läbi, mis kell see baar avada. Mina soovitan mitte väga vara, aga teie tunnete oma pulmakülalisi kõige paremini. Nii et siis saate vaadata, millal see õige hetk on. Number 7, mis on väga oluline, on päeva sujuvus. Ehk siis, kuidas see pulmapäev sujub? Kas pruutpaar jätab oma pulmakülalisi pikaks ajaks ootama? See ei ole alati hea mõte. Ma tean, et osad paarid soovivad kohtuda, või mitte kohtuda, aga minna pildistama siis pärast tseremooniat. See on armas ja see on väga okei, aga alati mõelge, mida teevad sel ajal teie pulmakülalised. Mida te neile pakute sellel ajal, et neil ei oleks igav, et neil ei oleks külm,
et neil oleks keegi, kes nende eest hoolt kannab samal ajal, kui teie näiteks tund või 2 pildistate. Ühesõnaga, see aeg võiks olla täidetud. Samamoodi õhtupoole, et õhtusöök ei veniks võib-olla liiga pikale. Kui on bänd, võib-olla ka midagi neile, kes ei armasta tantsida või ei saa tantsida. Ehk siis jah, tõesti, et kogu see päeva sujuvus on päris tähtis, see läheb natuke kokku punktiga number 2, kus me rääkisime päevakavast, aga jah, et kõik mõnusalt ja pingevabalt toimiks, on olemas väga-väga ägedad pulmaisad, õhtujuhid, kes sellega mõnusasti hakkama saavad. Mina tunnen päris mõndagi, nii et tean teile soovitada ja te ei pea ise millegi pärast muretsema, saate lihtsalt oma kaunist päeva nautida ja olla ilusad, rõõmsad ja armunud. Nii, ja jõuame punktini number 8. Kallis pruutpaar, kallis pruut ja kallis peigmees. Palun leidke oma pulmas aega oma külaliste jaoks. Kui teil on väga suur pulm, siis proovige näiteks kas või natukene minna igaühega suhelda, kas või tere, üks kallistus, üks paar sõna, et see on külaliste jaoks tegelikult väga tähtis. Olen näinud väga suuri pulmi, kus tõepoolest võib muutuda see keeruliseks, et kuidas sa jõuad igaühega personaalselt suhelda. Siin aitab see, et võib-olla päevakava mitte liiga täis pukkida erinevate tegevustega, ehk siis jätke endale aega, et te saaksite oma kallite külalistega, kes on võib-olla kuskilt teiselt poolt maakera kohale sõitnud, et teie armastust tähistada. Ehk siis jah, võtke aega oma pulmakülaliste jaoks. Kui ei ole seda aega personaalselt teha, siis võib-olla läbi mõne mängu või tegevuse saab inimesi esile tuua. Näiteks ma tean, et mõned õhtujuhid teevad näiteks selliseid mänge, kus öeldakse, et nüüd kõik, kes on pruudi ülikoolikaaslased olnud, tõusevad püsti. See tegelikult pulmakülalistele meeldib, kui nad saavad sellel tähtsal päeval korraks väikese tähelepanu endale ja nad tunnevad ja tajuvad, et nad on erilised, nad on olulised, nad on olnud oodatud teie päeva. Ehk siis tõesti jah, et leidke see väike hetk ja ma arvan, et külalised on teile väga-väga tänulikud. Ja number 9, mis on ka väga tähtis. Mulle tundub, et ma võiksin siia neid punkte päris palju panna, aga ma proovin oma videosid natuke lühemaid teha ja anda rohkem selliseid kiireid nippe. Ja number 9 on siis tõesti see, et majutus või transport. Kui teie pulm toimub kuskil kaugel, siis mõelge palun sellele, et kuidas teie külalised sinna kas kohale saavad või kas nad saavad seal majutuda. Tegelikult on tänapäeval väga-väga okei see, et teie ei pea oma külaliste majutuse eest maksma. Pulm on suur väljaminek ja tegelikult enamik külalisi ei ootagi seda, et te nendele siis kõik nii-öelda välja teete. Ehk siis tõesti, et kui te majutust pakkuda ei saa, siis tunduvalt soodsam ja isegi võib-olla nagu mugavam või lihtsam alternatiiv on transpordi tellimine. Tellida teatud kelladeks mõnusad mugavad bussid, mis viivad inimesed koju tagasi, nad saavad oma kodus puhata, hommikul ärgata, see on tegelikult väga-väga okei, et üldse ei pea pelgama seda, et ei ole piisavalt majutuskohti või teil ei ole eelarvet, et majutuse eest maksta. Siis sellised 9 nõuannet, mida te pulmi korraldades võiksite meeles pidada, mis on teie külalistele ehk olulised ja mis on tegelikult ka teile endale olulised kokkuvõtteks. Ehk siis mõnusaid pulmi, külalised nautige neid pulmapäevi ja pruutpaarid teie kohe kindlasti nautige neid pulmapäevi, et te saaksite neid ise võib-olla natuke rohkem nautida, siis ongi selleks need minu videod natukene ehk abiks või kui te vajate, siis ma tulen teile appi. Võin ka olla lihtsalt teie pulmapäeval koordineerija, mitte korraldaja ega mitte õhtujuht, vaid koordineerija, ehk siis aitan vaadata, et pulmapäeval kõik mõnusalt sujuks ja teie ei peaks millegi pärast muretsema, sest et suur suvi on käes ja kohe-kohe need toredad sündmused hakkavad aset leidma ja ma väga-väga soovin, et kõik pulmad, mis aset leiavad, pruutpaarid saaksid neid nautida 100% ja loomulikult külalised samamoodi. Nii et sellised nipid täna, aitäh ja tule tagasi, mul on sulle veel väga palju rääkida. Tšau!